Mu sünnakink saabus. Mis sa mulle siis kinkisid, kallis? Kinkisin sulle aparaadid. Palun. Oo. See ei ole ikka väga väike. Kes meid on vaatanud, see teab, et Kärt üle kõige maailmas vihkab nõude pesemist. Ja kuna meil siin nagunii vett ka ei ole, nii et saaks nagu normaalselt üldse kraanikaussi ja asju meil pole, siis ma ostsin talle nõudepesumasina. Siukse pisikese. No tervitus. Nagu te olete vist eelnevalt juba kuulnud, siis mul hakkas puhkus. Tegelikult on puhkus juba mingi 4 päeva kestnud, täna on juba esimese nädala neljapäev. Olen suhteliselt laisk olnud, aga mõtlesin, et nüüd hakkan siis tegema midagi. Kärt läks eile minema. Jättis mu siia üksinda, või noh, mitte üksinda, vorstan ka. Aga mõtlesin, et hakkan siis vaikselt asjadega pihta. Et mis asjad ma siis tahan ära teha siin selle puhkuse ajal on siia ette see terrass. Siia selle hunniku asemel. Selleks on vaja siit eelnevalt kõik asjad ära koristada, nurgad ka ära niita ja siis saab hakata väikest terrassi tegema. Siis nagu te olete ilmselt juba eelnevatest asjadest aru saanud, siis ilmselt kanakuuti hakkan ehitama. Meil on siis plaan võtta 5 kana. Et siis hakkan kanakuuti ehitama neile ja aedikut. Selleks on enamus asju juba ostetud. Et peaks olemas olema. Noh, võrk on ostetud ja need sööginõud ega muud ei ole ostetud. Aga ülejäänud mul võiks nagu olemas olla. Võib-olla sinna kuudi ümber mingi laudis veel on vaja panna, aga see ilmselt on vaja osta. Aga selle kohta, selle kuudi asjus pean natukene arvutama, kui palju see kõik maksma läheb, et kas tasub ära või äkki tasub üldse osta. Aga vaatame. Ja siis tegelikult, kuna siis läheb enamus materjali siit sauna eesruumist ära. Ma näitan teile seda eesruumi. Noh, siin on mingi sodi. Siit siis läheb meie elamisse. Aga siin on nagu hullu maja ja jalanõud laiali kõik, täielik siuke, ma ei tea, Taavi Libe saade lihtsalt. Aga kuna siis läheb enamus need materjali ära, siis ma korraksid ülejäänud asjad ära, võtaksid ka need seintest selle kipsi ja asja maha. Ja plaan on siis kuskile siia ehitada üks vahesein siuke väike. Et siia jääb nagu siuke koridor. Et ma tervet seda tuba ei hakka korda tegema. Vähemalt esialgu mitte. Võib-olla ma hiljem teen seda. Aga esialgu ma teen siia väikse vaheseina ja teen selle tuba korda. Siia panen mingid riiulid veel asjad. Saame siia asju panna ära. Jalanõud ilusti panna ära. Joped kuskile rippuma. Mingi siuke asi. Et selle tahaks ka ära teha. Lisaks on vaja jälle niita. Nagu näha, siis ein on jälle igal pool pikk. Vorst leidis midagi huvitavat. Mis leidsid? Kes siin surnud on? Pärast haisid nagu raibe ju. Aga ühesõnaga, niita veel vaja. Ja saab siis selle teise korraga saab äkki selle heina, mis siia tekkis, nagu siin on näha siuke hein. Multsib selle rohkem ära ka ja läheb natuke ilusamaks. Ehk siis tuleb Frankenstein jälle välja aeda. Ja üks asi siis veel on seoses, mitte otseselt jaanipäevaga, aga naabrimehel tuli üks hea mõte selle meie palgi hunniku koha pealt, mis meil on sellest vanast majast ja laudast järgi jäänud. Et võiksin jaanipäeva paiku küla kokku ajada, saaks nagu tuttavaks inimestega, sest me tunneme reaalselt mingi 2-3 inimest siit või 2-3 naabrit siit külast. Ja siis hakkaks vaikselt seda põletama lihtsalt järjest. Sorteeriks ja põletaks. Et siis selleks võiks ka mingeid ettevalmistusi natukene teha. Need on siis seal taga platsi peal. Et siuksed asjad tahaks siis tegeleda nende asjadega.
et kõik need, mis need järjekorrad siis on, ma ei tea, täna ma hakkan tegelema selle terrassiga seal. Ma arvan, et ma alustan sellega. Ilmselt ma täna valmis ei jõua, sest mul on päris palju muid asju ka. Mul on kokkusaamine ehitajaga, siis mul on puugivaktsiin on kell 4. Nii et see lõikab nagu päeva kuidagi pooleks. Ja nii on. Ja noh, ei tea, kuidas see vaktsiin veel mõjub ka pärast, et siin alguses on natukene võib-olla kehva alla see puugivaktsiin. Samas ma olen juba mitu kord saanud, et võib-olla enam ei ole. Aga jah, alustan siis selle jamaga, et siit tuleb kõik ära korjata ja ära niita. Enne, et siia saaks üldse midagi teha. Aga nagu ma olen rääkinud, siis siit selle trimmeriga väga kehva niita. Ja see hunnik tuleks ka ära korjata. Ja lisaks on meie maja siis pideva rünnaku all praegu. Mul on tunne, et üles kuskile teevad vapsikud pesa või on mesilased. Ma ei tea, kas vapsikud või mesilased üks kahest. Ja täna ma kuulsin ühte hiirt ka kuskil seina taga, nii et me oleme rünnaku all. Aga ma käisin nagu seal pööningu peal otsimas seda pesa vapsikute oma, aga ma ei leidnud. Nii et ta võib olla kuskil siin räästakasti sees, sest me tuppa nagu kuuleme. Aga jah, vapsikutega on natuke nüri seis. Ma ei tea, kas need on vapsikud või on need mesilased, kes seal teevad, ma ei tea. Aga sumin on päris tugev. Ühesõnaga, ma olen ATV välja, koristan siit jama ära. Sain niiduki välja ja siis proovime siit ära niita, et siin on vaja need elektrijuhtmed ka selleks ajaks ära võtta. Et siit jooksavad meil need pikendused tuppa. Siin on meil see kilp. Ja siit läheb tööstusvool. Et võtan selle elektrikorra ära ja kui ma siin niidan ja vaatan, kas ma saan selle ilusti niidetud. Ühesõnaga, ma olen juba 6 minutit rääkinud, nii et aitab küll. Hakkan tegutsema. Nii, sodi korjatud. Siit nurga tagant ka. Mõtlesin tükk aega, kas ma hakkan trimmeriga siit laskma või lasen selle masinaga. Ma otsustasin, et ma proovin sellega siit hakata vaikselt laskma. Nurga pealt niimoodi. Aga siit sai kõik korjatud. Seal on veel see vana ahjuplekk. Ma pean kuskile tegema vana metalli koha, kuhu ma panen selle kõik selle vana metalli kokku ja siis kutsun selle vana metalli takso järgi, kes viib minema need asjad siis. Aga jah, tõstsin need elektrikaablid ka siit välja natukene, et ma kogemata neid otsa seda, kui ma enam-vähem tean, näen, kus nad on, aga hakkan siit vaikselt laskma, vaatan, mis välja tuleb. Kogu niitmist ei saa täna teha, sest et ATV-l on pents otsas. No päris otsas ei ole, aga üks kriips on ainult. Ehk kui ma lähen pärast linna süsti saama, siis ma võtan kankud kaasa ja täidan need ära. Niidukil peaks täis olema, aga ATV-l on jah ainult üks kriips. Nii et ma hakkan siit vaikselt nässerdama, vaatame, mis tuleb, kui hästi läheb. Noh, nii palju siis sellest lõbust. Nagu näha oli, siis jäin kinni siia. Siin on siuke känd oli siin peidus, mida ma ei näinud. Ja tegelikult on siin hästi palju mingi kive ka. Mulle tundub, et siin on nagu mingi peenar olnud ja peenar on kividega olnud. Ja siis niiduk jäi selle kivi ja selle kännu vahele kinni. Nii et ma võin nende käsitsi ära tõmbama. Noh, võttis korralikult keti maha, nüüd saab natuke puhata. Aga see tähendab seda, et kõik tuleb ära trimmerdada. Aga jah, mu trimmer ei ole väga hea selle jaoks. No aga mis sa teed? Mis sa ikka hädaga teed? Trimmerdame ära ja siis vaatab asju edasi. Et ma näitan korra. See on see, mida niitis see niiduk nii kaua ta siia ulatas. See, mis ma trimmeriga saan tulemuseks. Ehk selle niidukiga oleks ikka tunduvalt parem kõik siin
multsiks lasta. Kahju, et siia ligi ei pääse sellega. Tuleb hakata käsitsi, ma ei tea, neid kive ära tõstma ja ilmselt natuke kaevama ka, et siia saaks midagi normaalselt teha. Nii et siia läheb kõvasti rohkem töötundi, kui ma tahaks siia panna. Aga no mis sa teed? Mis sa teed? Ega ei saa siia umbrohu hunnikusse jääda elama ka. Aga jah, siit nüüd pean need kaablid natuke siia poole liigutama, et see on siit ka ära trimmerdada. Aga kell on juba nii palju, et tuleb see ehitaja juba ja siis on vaja minna seda puugisüsti ka. Teagi, kui palju täna jõuab. Siis ma üritan nüüd kähku siit natuke veel teha. Nii. Tänaseks siis tööpäev läbi. Jõudsin siis nii kaugele. Sain siin enam-vähem trimmerdatud. Tegin seda astet ka natuke korda. Siit tuleb ka veel lavidaga natuke kraapida seda sammalt ja muru ja asja ära. Ja tegelikult võib-olla peaks siit ka natuke suurema astme sisse lavidaga tegema, aga see selleks. Mõte on siis, et siit nüüd hakkab terrass jooksma. Siit ja 3 meetrit sinna poole, et siuke väga suur ei ole, 3x2 meetrit või siukene väike terrass siia teha. Et oleks suvel kuskil siin natuke istuda, jälle nagu laiendaks seda elukeskkonda, sest ega meil toas ja väga palju ruumi ei ole. Et siis saaks õues ka istuda ja tööd teha näiteks vajadusel ja miks mitte süüa hommikul kohvi juua. Aga mul läks pea räigelt valutama. Täna on väga kuum päev olnud. Ja ehitaja käis ära. Sealt midagi uudist ei ole, aga kell ongi 3, ma pean juba tunni aja pärast olema seal süsti saamas. Nii et lapin asjad kokku, lähen käin. Ja käin ema juures pesus ja siis lähen teen oma vaktsiini ära. Ja vaatame siis, mis see ilm homme teeb. Praegu tundub, et võib-olla isegi hakkab sadama, aga vaatame, mis homme teeb. Homme siis räägime nüüd täpsemalt, kuidas mul on plaan see terrass teha. Kõik siis mehed, kes vähegi ehitusest jagavad, saavad kiruda, kui loll ma olen. Aga järjekordselt see on odav projekt ajutiselt siia, kordan. Aga homme siis näeme seda, nii et homseni. No tere jälle. Lähme siis edasi selle terrassi projektiga. Ma natuke juba tegutsesin. Mõõtsin nende dokkidega ta välja. Siuke ta tuleb mitte väga suur, 3x2 meetrit. Ja miks täpselt selles mõõdus on, sellepärast, et mul on need brussid 3-meetrised. Läheb nende mõõtude järgi. Mis ma nüüd mõtlesin siin materjali osas on, nagu näha, mul on siis brussid. See on 20x5 x 3. Et ma lasen nad keskelt pooleks. Ehk siis tuleb siuke 10. Et see peaks siin ajutiselt olema piisav küll. Toetab igalt poolt kividega ära. Ja mõte on ka siis nii, et terrassi lauad panna pikkupidi jooksma täpselt 3-meetrised, et ei peaks lõikama, saab lihtsalt kinni panna. Aga selleks, et saaks need nii panna, peaks nagu see alus jooksma teistpidi risti. Nii et ma teen alla lihtsalt siukse raami. Ma nüüd panen ostsin mingi peene tahvli, ma näitan teile, joonistan natuke, mis ma plaanin. Plaan on siis selline. Teen pealt vaates 3-meetrine, 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 otsad kinni. See külg on 2 meetrit, see on 3 meetrit. Ja siis siia vahele hakkan panema siis 40 või 45 vahega niimoodi neid. Niimoodi. Ja siia peale siis tulevad lõpuks need terrassilauad. Miks ma niimoodi teen, on see, et siis ma saan naelapüssiga otstest kinni lasta, ei pea mingi kruvidega jändama. Et saan siit lasta naelapüssiga ilusti kinni. Plaan on siuke. Ehk siis kõigepealt ma pean need suured brussid võtma, laskma pikuti pooleks, tegelikult ma teen raami valmis ja siis immutan kõik korraga ära. Ja siis kuni ta kuivab, ma lähen käin linnas, toon terrassilaudu. Nii et nüüd laseme kõigepealt 2 tükki pikuti pooleks, ilmselt läheb rohkem neid vaja, sest
sest need jupid ka siia. Palju nende pikkus siis on? 5, 5, 15, 3-15. Päris pikad. No vaatame, palju neid läheb, aga mul on materjalist kahju, sellepärast ma ei tee täis sellest täis brussist. Neid pikkasid brusse siin pooleks lasta ei ole väga meeldiv. Sest nad on nii pikad, et nad tõmbavad nagu otsast juba kokku. Tuleb kiil vahele panna, aga seda kiilu ka siia üksi panna ei ole ka kõige meeldivam. Ehk nüüd mul need pikad asjad on lõigatud. Siin on juba 4 ja siit tuli 2 veel. Ja need, mis sinna vahele, need väiksemad lähevad, ma lükkan enne siis järkamissaaega ilmselt jupid valmis. Siis lasen need lühikesed jupid lihtsalt ribadeks. Õnneks päike läks praegu pilve taha, nii et ei ole nii pälav. Aga ma lähen toon järkamissaaja ja läheb edasi. Nii, raamimaterjal peaks nüüd olema kõik valmis mõõdus. Natuke vahepeal arvutasin ka, kui pikkasid, mida mul vaja on. Et need, mis seal siis pärast hakkavad risti käima, neid ei ole veel lõikanud. Aga meil on üks suur probleem. Üks suur probleem on, millega ma ei oskanud arvestada. Ja kas te teate, mis see probleem on või? Kali on otsas. Kalja pole. Kuidas sa teed tööd kaljata? No ei tee ju. Joon vett. Kohutav. Aga ma arvan, et ma panen selle raami kokku. Ja siis äkki käin linnas ära. Toon sellele probleemile lahendust ja toon ka terrassi lauad ära. Iseenesest võiks nagu täna tehtav olla see terrass. Aga ma lähen toon naelapüssi ja panen selle kokku, vaatan, kas naelapüssiga õnnestub. Pärast panen mingid kruvid ka veel nurkadesse igale poole. Aga alguses laseks naelapüssid kokku, et mis ta mul niisama seisab. Nii, raam koos. Ega need naelad pole õige asjad, kindlasti tuleb kruvid ka panna. Pole vist piisavalt pikad naelad. Aga see raam siis läheb teistpidi niimoodi, et see alumine pool on siis tasane, siit poolt ei ole tasane. Kuna kõik need brussid ei olnud täpselt 20, siis mõni koht on natukene kõrgem, aga kuna ta läheb teistpidi, nagunii igale poole lähevad eraldi toed, siis ei ole tegelikult probleemi. Aga jah, nii suur ta siis tuleb. Isegi suurem, kui ma arvasin, on niimoodi vaadates. Mahub ilusti 2 tooli ja väike laud ja rohkem ei olegi siin midagi vaja. Aga vahepeal proovisin geotekstiili ka, see on natuke liiga väike. See on meil mingi jääk sealt kasvuhoonest ja muudest projektidest. Ehk siis tuleb geotekstiili ka tuua. Ja ehk ma lähen toon terrassilauad ära geotekstiili. Vaatan, kas mul kruve on, äkki pean kruve tooma. Terrassilaudade jaoks mul on kruvid olemas. Ja nii ongi. Nii et lähme käime vorstiga poes. Jahtun natuke maha ja tõmban kuskilt tünnist näo veega üle ja siis lähen käin ehituspoes ära. Ja toon seda puitu, terrassilauad, kruvid, särgid, värgid. Ja tundub, et võiks täna nagu valmis saada küll asja enam-vähem. Kell on mingi lõuna praegu, nii et pole kõige hullem. Nii et lähen käin poes. No nii, käisin siis linnas ära. Nagu kuulda siis selle probleemi, kõige suurema probleemi lahen siin ära. Tuli kohe inimese tunne. Ja terrassilauad sain ka lõpuks. Otsisin igat poolt, aga sain siuksed puurruunid siis.
3-meetrised täpselt sobivad, ei pea lõikama. Täitsa nitsekas kaarautos sain. Muidu me võtame Javikaarist puitu, aga Javikaaris 3-meetrist polnud. Ja kuna ma lõigata ei viitsi ja niimoodi läheb kõige kiiremini, siis ma võtsin sealt. Lõikasin siis ka mõned need välja ja mõõtsin siis ära siia, kuhu need lähevad. Et ühes kohas hakkasin siis sealt poolt mõõtma, teiselt siist poole, siis nad ei jää nagu kõrvuti. Ei jää nagu ühe koha peale, vaid jäävad. Ja siit on näha. Siin on see, kui see püsti käib, siia poole siia ja siia nagu. Et siis ma saan kinni panna, aga ma ei võtnud kruve. Pikki kruve nagu, millega see raam kokku lasta, neid terrassikruve mul on. Aga pikki kruve ma ei võtnud, sest ma olin nii kindel, et mul on. Ja tuleb välja, et mul ei ole. Nii et ma lasen ta praegu ikkagi naeltega kokku ja võib-olla siis tegelen sellega täna. Et teen siit veel natuke puhtamaks ja panen selle geotekstiili alla. Ma ostsin uue geotekstiili ka suure. Ja panen siis selle raami nagu enam-vähem tasakaalu ära siia või loodi. Ja siis homme pean minema nagu nii Kärdile vastu. Siis homme lähen ostan neid kruve ka, kui ma lähen linna. Pikki kruve. Siis lasen selle raami igalt poolt kokku kruvidega. Ja siis lasen lauad peale ja ongi kõik. Vot, nii on lood. Igastahes, ma lõikan veel edasi. Mul on siit veel mõned lõigatud. 1, 2, 3, 4 on lõigatud. 8 tükki veel. Mõlemale poole läheb 6 tükki siis. Nii et hakkan sellest lõikama. Ei, mul on garaaži juures ka üks. Ma toon garaaži juurest ära selle ühe brussi. Ja lõikan selle kõigepealt 98 tükkideks ja siis lasen selle pealt pikoti pooleks. Ja siis ma mõtlesin veel seda, et kuna mul jäävad mingid tükid üle, ma lõikan need 45-kraadiste nurga alla ja teen nagu nurgad ka. Siis püsib jälle natukene tugevam see asi. Siuke plaan siis. Aga jah, ma toon selle brussi ära, lõikan need tükid valmis, siis vaatame edasi. No nii, raam peaaegu et valmis. Ma otsustasse panin ikkagi kruvid. Ma leidsin, mul olid üüratult suured, 200-sed, 20 cm kruvid, mingid siuksed. Panin igasse nurka ja siia keskele ka, selle keskede ala peale ka. Ülejäänud on praegu naeltega, aga homme panen mingi, ma arvan, igale poole ühe 90-se kruvi ka. Siis peaks nagu tõmbama ilusti ligi ja nii. See on siis see pool, kuhu need lauad tulevad. Kurat, ei ole nii tasane, kui ma lootsin, aga midagi väga hullu ka ei ole. Peaks fine olema. Ühesõnaga, siuke raam on siis. Aga nüüd on vaja siis siia mõelda välja mingid kandurid või kandurid. Ma ei pane mingid kandureid, mul pole mingid kandureid, ma ei hakka kandurit ostma ka. Mõttetu. Nagu kõik siin on ajutine, nii et mul on hunnik mingid telliseid. Kuskil, kus on hunnik? Seal on juba hunnik. Kasutasin seal saagimisel enne. Igasugust kive ja telliseid. Laon nendest alla. Iga natukese aja tagant midagi. Keskmise tala alla, esimese tala alla ja tagumise tala alla panen mingid kivid. Ja võiks nagu okei olla, ma arvan. Ajan enam-vähem loodi ja geotekstiil alla, aga enne ma ilmselt pean labidaga siin natuke kaevama. Siin on mingid lilled või ma ei tea, mis võina-muina, et need on vaja välja siit saada ja kui te veel ei tea, siis ma vihkan kõige rohkem labida tööd, sest ma 1 aasta ehitasin omale ise kanalisatsiooni ja ma terve suvi olin lihtsalt labida taga. Nii et peale seda ma vihkan labidat, aga midagi pole teha. Tee osa tuleb ära teha. Prooviks täna veel äkki selle geotekstiili maha saada. Ega ma kõike siit välja ei hakka juurima, aga need suuremad varred, särgid, värgid maha, geotekstiil peale. Ja peaks käima küll. Eks aeg näitab. Võt, nii palju tegevusi siis. Aga nii palavan, et ma lihtsalt tilgun higist nagu. Räigelt palav. Ma tean, et mandril on räigelt sadanud kogu aeg. Meil on nagu mingi viimase 2 nädala peale mingi tund aega, 2 tundi oli sadu 1 päev, aga rohkem pole olnud.
ja kogu aeg on nii soe ja palav, nii et töö tegemiseks pole kõige mõnusam, puhkamiseks peaks mõnusam olema. Aga eks ma siis vaikselt liigutan siin selle labidaga ja seda ma ei hakka filmima üles, ma näitan lihtsalt lõpuks tulemust siis, mis tuli ja siis vaatame, kuidas me selle raami sinna kivide otsa saame. No nii. Umbes nii ta hakkab siin olema. Ma pean siia ette otsima suuremad plokid, mul seal kuskil võsas on mingid suuremad plokid. Otsin siia ette mingid suuremad plokid, saab need tellised sinna keskele panna. Praegu ta on enam-vähem loodis, aga paigas pole. Ma pean ta veel ära immutama ja kangasama ja siit ära lõigata ja... Aga umbes nii tuleb. Kui eemalt on natuke parem aru saada paremini. Ära lõuga. Miskit siukest. Siuke paras. Paraja suurusega. Aga ma ei tea, täna võib-olla veel immutan ära, ma tõin immutuse siia. Aga vaatab, räigelt palav on. No nüüd praegu läks päike jälle pilve taha, aga muidu on räigelt palav nagu. Mõtlen, kas ma lasen enne kruid või immutan, aga ma võin vist täna tegelikult ära immutada küll. Tõstan ta siia püsti ja immutan ära. Ja siis homme jääb see paika panemine. Aga see on päris raske juba, nii et ma ei tea. Vaatab, kuidas sellega läheb. Oot, ma natuke mõtlen, aga ilmselt immutan ära. Aga seda ma ka näitama ei hakka. Ehk siis ma arvan, homme vaatame, kui see asi paigas on või kui hakkame paika panema seda, siis on Kärt ka ilmselt tagasi. Ja siis vaatame, kuidas see siis välja nägema hakkab siin. Vaadake, kes tagasi on kaamera taga. Hi! Väike töötus, back in action. Ja juba töötu. No sa pidanud paar tundi minuga olema. No jah, ma tean, kuidas ma tean. Ma tunnen neid paari tunde. Mingid putukad juba. Jah, kui ei ole päikest, siis on putukad. Ja kui on päike, on palav. Kus see sääsetõrje on? Seal. Toas. No igatahes teeb mingit asja. Teeb mingit asja? Sa ei tea, mis asja ma teen? Ei, ta võtab muru. Ahah. Olgu. Sealt tuleb meie koer. Kus see vend oli? Ei tea. Kuskil oli. Sa peaks kaevama vast. See on kaevama. Ta kaevab ainult seal, kus vaja pole. Sa tõmbad nüüd kohe selle enda. Ma tegin ausalt. Igatahes Ints teeb siin asju. Ma ei tea, kas ma lähen täna värvima või? Mida? Kasvuhoonet. Ma arvan, et sa hakkad seda värvima. Või immutama. Sul on selleks vahendid või? Jah. Kas pintslid ka või? Jah. Kõik on. Siis ma hakkan täna hoopis seda immutama. Issand juba, nagu ma olen mingi 10 minutit tööd teinud või? Kõige rohkem. Mul on juba nii kuradi väsinud. Sa vedasid seda suurt kivega. No need ei ole nii suured. No need on päris suured. Okidoki. Me siis update ime teid. Mis igalt poolt lasid õhu välja? No proovin veel või? Niimoodi natuke veel. No pane maa. Nii. Ja nüüd ma saan minna ta püsti tõsta. Lõpsti. Kas ta seisab? Oota. Surruspidi ümber kokku. Nii. Too nüüd see. Jaksad seda lauda tuua? See suur või? Jah. Ei, see teine. Väiksem, jah. Ta ikka jaksab. Mulle meeldib, kuidas kuradi mutil tuli igalt poolt õhk välja. Ma joksun, miks ma ei joksu? Nii. Jälle siis. Eril.
kuule, sul on see rõve liblikas olnud. Ma olen ju öelnud, mul on tugev naine. Päikest võtta lõpuks. Aitab küll. Minu oma on valmis, ma mahun siia. No varsti võib-olla ei maha. Valmis. Tegelikult ei ole, lauad on kinni panemata. Tõin oma need rakkised välja. Need on mul jäänud vanast ajast, ma neid ei ostnud. Kunagi, kui ma Kärdile tegin sünnipäeva kingituseks terrassi, siis ma ostsin need. Saku kodus. Ja ehk nendega lasen kinni, mul on neid kruve ka siit vanast ajast, jälle 0 kulu, väga hea. Aga jah, panin need lauad niisama siia praegu. Ja täitsa okei. Liiga palju ei kõigu, kõik on väga mõnus. Ja täitsa paraja suurusega, ma arvan. Jah, ainult, et meil mööbel alles tuleb ilmselt järgmine nädal lõpp. Mööbel tuleb. Siis kui mööbel tuleb, siis kui me järgi lähme. No jah. Mööbel on ka second hand, Kärdi ema oma. Jah. Kärdi emale ei sobinud. Aga noh, me oleme vaesed ja kodutud, meile sobib. Me ei ole kodu, me elame toas. Me oleme saunikud. Saunikud. Jah. Vanasti ikka see sulased elasid saunas. Just. Me elame ka saunas. Jah. Aga vahepeal teeme nüüd ühe puhkepausi, lähme vaatame ühtesid asju. Ühtesid asju, lähme vaatame. Nii. Oota, lähme tuppa. Tere, tulge tuppa. Lähme praegu suurest aknast sisse, köögiaknast sisse. Nii. Ja nüüd oodake, ma teen teid pikk. Tere tulemast meie elutuppa. Hallo. Mul on siin värvinäidised. Ehitaja tõi meile 3 värvinäidist. Mis värvi siis maja tuleb väljaspoolt. Kärt ei ole neid veel näinud. Ja nüüd ma hakkan talle näitama. Ja vaatame, mis nägu ta teeb. No, see on täitsa kena. Ta ütles, et see on täitsa kena. See on otse ele vist. Minu arust see on sama ele. Aga viimane. Ma selle on ka. Mulle just see meeldib. Siuke hästi tume roheline. Ta ei ole, ta on nagu halli tooniga või mingi... Mis hall? Siin pole leiligi halli. Ei no, aga sellel on mingi siuke imelik toon. See võib olla erineva puidu veel ka tehtud, aga ei, mulle see tume meeldib kõige rohkem, need teised on nagu liiga rohelised. Nojah, ei no see on tegelikult... Ma ei tea, ta võiks natuke teistsugune roheline olla. Milline teistsugune? Ma ei tea. Noh, mis küsimus see siis on? See tuleb siuke heledam. Minu arust need on suhteliselt sarnased rohelised. Minu jaoks need on nagu liiga heledad, liiga rohelised, need 2. Aga see on minu jaoks okei. Mulle meeldiks, kui oleks nagu selle vahepeal. Nagu natuke heledam või? Nagu tsips võiks heledam olla. Aga samas see, mis me vaatasime, see on just siuke roheline ju. Nojah, võib-olla kui ta on nagu mitmekesi koos, siis... Mitmekesi koos. Selles mõttes, et vaatame nüüd seda ka. Et ülejäänud asjad meil tulevad mustaga ju. Oota, ma otsin siit tükki musta. Katus tuleb must. Aknad tulevad mustad. Ja need nurgalauad tulevad mustad. Väga vari. See ei lähe üldse. See ka pigem ei lähe. Aga see läheb küll. Ma ei tea, kui hea must see on, aga... Nojah, on midagi tavalist. Jah, siuke tume. Jah. No. Ei no jah, 3 nendest on see kõige parem. Mulle meeldis, et ta oleks nagu üks törts oleks natuke heledam. Üks törts heledam? Jah. No seda võib küsida. Muidu valiks jah selle, aga ta nagu üks... No need minu arust ei kõlba kuhugi. Nagu need on liiga heledad. See on liiga muinasjutu maja, me ei taha. Me ei ole muinasjutus. Inspektsioon käis ka läbi korra. Ei tea, kas talle sobis või ei sobinud. Tea, läks aluskonstruktsiooni kontrolli.
oi jah. Varsti on pool tehtud, kallis. Kuti. Oled jalka-ajakirja lugenud ka? Sitaks ma olen räige jalkafänn. Oi. Mida sa naerad? Ei, ma ei naera. Mul on vaja normaalset pikka naist, kes ei irvita mu üle, kui mul on raske. Palju tahad? Valmis. Ready! Kohe näitan teile. Siin on meie asju. Siin on meie kuhir. Tadaa! Eins tahtsin hommikul süüa, aga no ma ei tea, kus põrandal sööme. Meil on olemas tool ja laud. Toolid ja laud. Jah, need matkamad. Yeah. Okei. No igatahes väga tubli töö, kallis. Aitäh. Oled olnud väga osav töömees. Ta sureb ära varsti. Ja surengi. Vähemalt siis ma saan rahu. Sa ei saa, ma sulle järgi. Meie esimene hommik terrassil. Ints teeb oma lemmiktegevust. Pannkooke. He's very happy. Näin. Ja saigi valmis meie pannakat. Me siis kasutame bussist saadud matkatoole ja matkalauda. Ja Ints ajas muga ka ümber, nagu me näeme. Aga miks sa selle nii täis paned? Sa tead, et see on löta. Ma ei teadnud. Ma ei ütle midagi. Igatahes. Ma ei ütle mitte nüüd midagi. siis väike pannkoogi hommik ja tänane eesmärk. Mis meil täna eesmärgid on, kallis? Mitte midagi teha. Olla ilus. Mina olen väga ilus näiteks täna. No tegelikult minul on eesmärk siis kasvuhoone ära värvida ja multsi panna. Issand, täna on nii palav, ma arvan, et sa sured ära sinna. Ei no ma teen õues ju. Õues ongi palav tola. No, ma ei tea, vahepeal läheb varju. Igatahes. Ja siis mingid mõtted, et vaadata nõudekad ka täna. Ja testime ära, kas ta töötab nagu. Ja. Ja siis kui töötab, siis hakkame mõtlema, kuidas ta paika panna. Ja. Aga mitte enne. Võt. Olgu, bye! Standard, quick, öko. Me teeme standardit vist, see standard oli mingi 59 minutit või midagi. Aga sul näitab aega ka? Standard on 69 minutit. Aga mis see teine on? See oli 29, öko on 59. No pane öko. Öko-möko. Proovime. Oota, siis see kuidagi pidi see traid ka. Ahah. Okei. Et siis ta nagu Ja ma saan aru. hoiab seda õhku liikumas siin, et nad ei hakka haisema siin sees. No proovime. Mis nüüd juhtuma hakkab? Juba midagi ei sobi. Võib-olla ta, ma ei tea. Vesi vilgub punaselt, kus on mõnu on. Liiga vähe vett ei ole ju. Piisavalt panin 5 liitrit pidi panema. Jah. Igatahes see masin ei läinudki tööle. Nii et scam. Kuigi nagu ma ei leidnud, et kellelgi teisel oleks siukest probleemi olnud, aga ta ei saa nagu paagist vett kätte. Nii et so great. Nii et homme peab hakkama tegelema jälle mingisuguste inimestega, et joo, teeme siin tööd taha. Et noh, jah. It's very sad, nagu very sad. Me vaatasime, googelsime, vaatasime aid kõigelt, küsisime ja ei mitte midagi tarka. Aga nüüd siis ilm on natukene vist paremaks teinud, aga ikkagi väga lämmi. Nii et ma lähen siis värvin lõpuks ka viimased asjad kasvuhoones ära. Ja ma ei teagi, mida Ints tegema hakkab. Aga ma siis lõpetan täna kasvuhoonega.
siin sees on täna mingi 1000 kraadi sooja, nii et ma ei tea, kas ma üldse jaksan sealt tagant ära värvida. Aga vaatab siis. Aga ma tahtsin näidata, et vaadake, esimesed kurgid on valmis. Nii tore. Ja täna meie eesmärk veel need tomatitaimed püsti panna, sest et nad on väga suured ja ma olen niigi nagu võtnud neid lehti ära ja need on ikka ülisuured. Nii et need tuleb ka püsti ajada, kuigi õied on juba peal, ehk siis vähemalt nad elavad. Ja jah, ja siin on ka meil kurgid juba enamjaolt mitu tükki, täitsa juba valmis. Nii et väga kena, aga siin on nii palav, et ma nüüd põgenen ära ja täna siis teen õuest ära. Kui on nagu natuke parem, siis ma teen seest ära ja siis panen ka multsi maha, tossime uue multsiga. Ma jõudsin vahepeal oma värvimisega küll tuppa, aga ma ei viitsi reaalselt filmida, sest et nii meeletult palavana ma tahan ruttu selle tehtud saada. Aga Iits just hüüdis, et masin töötab. Nii et lähme vaatame, mis ta siis tegi. Millega ta hakkama sai? Mis tegid siis? Lihtsalt vajutasin nuppu. Ma arvan, et see vesi oli liiga külm. Ma mitu kraadi nüüd vett näitas siis? Ta ei näitanud, ta lihtsalt hakkas käima. Kohe vajutasin, kohe hakkas käima. Aga võib-olla siis tõesti oli vesi liiga külm. No võib-olla, ma ei kujuta ette. Või ligunes see näidik lahti, vaata, võib-olla ta oli nii, ma ei kujuta ette. Eks me saame pärast vaadata. No loodame, et ta jääb tööle. Teid üles. Mis järgmine kord teab, sest võib-olla vesi on tõesti jahe. Võib-olla liiga külm, sest see on nagu väga külm vesi oli. Võib-olla ta ei suuda nii külma vett üles soojendada. Aga see võiks nagu manuaalis kirjas olla. No võiks. No läks. No nii, daamid ja härrad, kas te olete valmis? Tada! Päris kensi on ju. Vähem, mina olen rahul. Muidugi oleks saanud mingeid asju paremini teha, näiteks värvida, aga teen endast, annan endast parima, ütleme nii. Nii et ma olen tegelikult suht uhke, et mis me siis selle kas saavutasime. Ma ei tea, võib-olla Insul on mingid võrdlus ka, milline see siis alguses oli ja mis see nüüd on. Või ei ole, siis vaadake Instagramis, seal mul ilmselt on pandud. Et jah, ma võin täitsa rahul olla oma tehtud tööga. Siit võiks ka iseenesest ju ära värvida, on ju. Aga no vaatab seda tulevikus. Praegu see mind nii väga häiri, aga siit on täitsa siuke mõnus, chillax. Nii et kui tahate rohkem infot, palju see projekt maksma läks, siis ma panin selle Instagrami ja TikToki, nii et saate sealt siis lugeda.